Aga nüüd oleme me loonud rahvusvahelise telesilla. Meie järgmine esineja on Gregor Burkhardt ja Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse ennetustöö teadusanalüütik on Gregor. Ja juba kuulsite ka mõned küsimused Gregorile. Nüüd on see hetk, kus on mõistlik võtta endale kõrvaklapid ja kuulata siis tõlget, kui tahaks kinni püüda iga viimase detaili. Ma loodan, et Gregor kuuleb mind. Hello, Gregor. Do you hear me? Give a sign. Thank you. Please, floor is yours and all the audience is ready for your presentation. Please. Gregor Burkhardt. Thank you. Good morning. Absolutely. Väga meeldib Tallinn, aga praegu ma olen Saksamaal ühel koosolekul ja ma ei saanud teiega ise liituda. Ma räägin täna tarkadest otsustest ja ennetusest. Inimesed kipuvad arvama, et ennetus on see, kui me teismelistele mingisugust infot anname, aga tegelikult sellisel juhul on see ennetus täiesti katastroofiline. See ei ole mingi ennetus. Kui me vaatame oma andmeid, siis näeme, et meie koolides tehakse ennetustöö raames ainult info edastamist. Me anname noortele infot uimastite kohta. See on muidugi väga lihtne. Info edastamine on tõhus ja lihtne. Politsei käib koolides. Samas empiiriliselt me teame, et uimastite kasutajad on tegelikult palju paremini informeeritumad ja nad teavad terviseohte palju paremini kui need, kes uimasteid ei kasuta. Šveitsis viidi läbi uuring sõduritega ja selline tulemus tuli siis välja. Toas on veel üks element. Koolides käib politsei väga sageli. Politseil on ennetustöös küll väga oluline roll, aga ta ei peaks käima klassiruumis. Puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et politsei külaskäigud koolides aitaksid ennetada uimastite tarbimist. Noored inimesed ei ole just tuntud selle poolest, et nad väga seaduskuulekad oleksid. Euroopas õnneks mitte nii palju, ent Ameerika Ühendriikides on üsna palju programme, mida just politsei läbi viib. Ma arvan, et kõige parem tõend selle kohta, et politsei ennetustöö koolides ei toimi, pärineb tuntud DARE programmist. See ei ole sugugi tõhus sekkumine. Ma tuletan teile meelde ühte olulist asja, mis kõigil kipub meelest ära minema. Info edastamine ei ole, seda ei peeta kuskil tõhusaks kaitseteguriks. Ja info puudumine ei ole samuti kinnitatud riskitegurina. Samuti ei taha sugugi mitte kõik inimesed oma tervist kaitsta. Kui me ütleme inimesele, et mingisugune asi on riskantne ja ohtlik, siis inimesed just seda teevadki. Sõltlased võivad mõelda hoopis teistpidi ja noored inimesed võivad mõelda hoopis vastupidi, kui me eeldaksime. Ja tegelikult mõjutab see kõiki meid, mitte ainult noori inimesi. Me kontrollime oma impulsse väga kehvalt. Vastab küll tõele, et mida vanemaks me saame, seda paremini me oma impulsse kontrollime. Seda aga nii-öelda külmades olukordades, mis juhtub aga nii-öelda kuumas olukorras, näiteks peol. Me oleme näinud, et sellistes olukordades langeb teismeliste enesekontroll olulisel määral. Niisiis, kogu info, mis me noortele riskantse käitumise kohta oleme jaganud, on sellistes olukordades täiesti kasutu. Räägime veel müütidest.
üks müüt on see, et vanemad peaksid oma lastele tutvustama siis alkoholi ja uimasteid. Samas ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et sellest mingit abi oleks. Võib-olla toimib see riikides nagu Itaalia, kus on täiesti mõeldamatu, et näiteks avalikult purjus ollakse. Aga riigis, kus selliseid sotsiaalseid norme ei ole, siis mida vanem me noortele näiteks alkoholi tarbimist tutvustame, seda suurema tõenäosusega nad hiljem alkoholi väärtarvitama hakkavad. Samuti on huvitav võib-olla teada, et kõik need veebilehed, kus julgustatakse vanemaid lastega alkoholist varases nooruses rääkima, on rahastatud alkoholitööstuse poolt. Kui me räägime noortele sellest, et alkohol on kahjulik ja see on sulle halb, siis neile jääb meelde sellest jutust ainult sõna alkohol. Enne Covidit ja enne internetti arvati, et inimesed teevad rumalaid otsuseid sellepärast, et neil ei ole piisavat infot, ent pärast Covidit teame me, et see ei vasta tõele. Mis meil siis kahe silma vahele on jäänud? Ma olen 25 aastat Euroopas reisinud ja mul on väga huvitavaid kogemusi, näiteks kui ma lähen Hispaaniasse ja räägin ennetusest, siis räägitakse, et ma tahan kõike keelustada ja seal ei ole mingit mõtet. Samuti räägitakse, et ennetus on mingisugune selline vahelesegamise vorm. Ma arvan, et ka ennetajatel endil on ennetustööst väga vigane arusaam. Meil on väga palju selliseid teemasid, millest ei taheta rääkida. Me räägime, kui oluline on inimesi uimastite alal harida, me räägime informeeritud valikutest, nagu meie inimestena alati valiksime siis selle kõige mõistlikuma variandi. Ei, sellest ei ole mingit kasu. Samuti räägime, et peame tõstma noorte enesehinnangut, aga tegelikult ei pruugi sellest mingit tolku olla, sellepärast et kõrge enesehinnanguga noor võib veel rohkem uimasteid kuritarvitada. Kui me käime konverentsidel, siis mõnikord inimesed räägivad seal, et meil on väga head programmid ja nemad ütlevad, et need on väga populaarsed programmid. Ja nad on oma programme hinnanud, aga kuidas nad seda mõõtnud on? Nad on küsinud inimestelt, et kas teile meeldis meie programm või mitte. Saksamaa ennetusagentuur, Euroopa parima rahastusega agentuur ei suuda oma tööd korralikult hinnata. Just sellepärast oleme me koostanud selle aruande, see on siis keskkonnaga seotud ennetuse sekkumise programmid. Me leiame, et keskkonnaga seotud tegurite muutmine muudab käitumist. See muudab ka meie käitumisnorme, meie uskumusi, meie hoiakuid. Suitsetamine oli kunagi selline üldiselt aktsepteeritud vaba ja tegevus, mida kõik inimesed tegid. Tänapäeval tehakse seda aga kuskil puuris, siin näete siis ühte suitsuruumi lennujaamas. Kui me muudame võimalusi, mis inimestel on, siis muutub ka meie käitumine ja muutub meie hoiak. Meie hoiak suitsetamise suhtes on muutunud, kuna me oleme aru saanud, et ainult suitsusõltlased peavad kogu aeg igal pool suitsetama. Oluline on see, et me ei mõtle ainult individuaalsele otsuse langetamisele. Me peame võtma sihile automaatsed käitumismustrid. Siin on teile mõned näited, näiteks regulatiivne keskkond, ehk siis me peame seadusega sätestama alkoholi tarbimise alampiiri või siis alkoholi tarbimise ja autojuhtimise alampiiri.
samuti peame reguleerima ööelu, või siis alandama näiteks mittealkohoolsete jookide hinda. Ehk siis väga palju asju saab ette võtta selleks, et keskkond oleks turvalisem ja seal oleks rohkem võimalusi käituda tervislikult. Kõige tähtsamaid asju te kõik nagunii teate. Ma ei hakka neid ette lugema, aga ma tahaksin rõhutada, kui palju on muutunud nii-öelda ühiskondlike normide vallas. Tänapäeval me suitsetame ainult õues, aga tarbime alkoholi peamiselt ainult siseruumides. Kanepit suitsetatakse tavaliselt ainult kodus või selleks mõeldud ruumides. Et need on sellised uued normid, mis ühiskonnas on välja kujunenud. Kunagi tundusid meie praegused normid täiesti mõeldamatud, ent praeguseks on need saanud täiesti tavapäraseks. Vaatame näiteks Inglismaa kohalikke alkoholi reguleerivaid seadusi. Paljud uuringud, mis sellel teemal läbi on viidud, on näidanud, et Inglismaal, kuna need piirangud on kohalikul tasandil, siis on väga selge seos alkoholi regulatsiooni ja kuritegevuse taseme vahel. Ehk me näeme, et tegelikult on meil lihtsalt vaja kindlaid seadusi ja sellele järgnevad ka tulemused. See on väga lihtne sekkumine kohalikul tasandil. Kohalikud omavalitsused võivad seda teha ilma mingisuguste sekkumisprogrammideta. Meie kodulehel on selline register, kus te leiate tõenduspõhised sekkumised. Siin selles registris oleme me andnud nendele sekkumistele hinnangu. Kui midagi on osutunud mingis piirkonnas, näiteks Inglismaal või Hollandis kasulikuks, siis me oleme öelnud, et sellest sekkumisest võib olla kasu. Aga tegelikult see tõendamine ei ole üldse lihtne. Näete, et see oliiv ongi nagu nii-öelda tõend või tõendamine. Ainult see punane kivikene siin on see, mida me teame, et töötab. Oliivi roheline osa on see, mida me teame, et seal midagi kuidagi töötab ja see tume osa on see, mille kohta me ei tea, kas see töötab. Islandi mudel tundub olevat väga palju lubav, ent kuna seda on uuritud ainult Islandil, siis me ei tea, kas see sama mudel toimiks ka kuskil mujal. Samas me oleme võrdlemisi kindlad, et see töötab. See töötab Eestis, see töötab Ühendkuningriigis, see töötab Hollandis ja nii edasi ja nii edasi. Nii siis võime usaldada seda, et tegu on tõhusa sekkumisega. Samas on meil ka mudeleid, mille kohta me teame, et neist on kahju. Siis meil on selliseid programme, mille osas me oleme võrdlemisi kindlad, et need hästi ei tööta. Samas ei ole seda kunagi hinnatud, nii et me ei ole kindlad. Ent me teame, et see programm sisaldab kahjulikke elemente. Nii et me saame järeldada, et seda ei tasu rakendada. Enamik programmidest kuulub aga siia kollasesse, keskmisesse valdkonda, millest me tegelikult midagi ei tea. Pärast COVIDit oleksime me võinud õppida ära mõned õppetunnid. Esiteks, ei ole mõtet keskenduda individuaalse tasandi sekkumisele. Maskidest oli abi. Laiematest sekkumismeetmetest oli kasu.
Samuti on meil keeruline tegutseda olukorras, kus kõik tegurid ei ole selged. Sellises olukorras on sekkumist raske korraldada. Kuidas me saame tegutseda ebakindlates oludes, kui me kõiki tegureid ei tea? Immanuel Kant kirjutas sellest 18. sajandil. Kas meie sekkumised toimivad või mitte? Me peame neid hoolega hindama. Kui tegu on mudeliga, mille kohta tõendeid kindlaid ei ole, aga meile tundub, et sellest võib abi olla, siis tasub see sekkumine siiski ellu viia, sellepärast, et niimoodi me saame selle kohta tõendeid väljaspool Islandit. Kui teile aga tundub, et sellest võib olla rohkem kahju kui kasu, siis ärge viige seda sekkumist ellu. Me näiteks teame, et uimastite kooli viimine ei ole kasulik, sellest on rohkem kahju kui kasu, nii et ärge tehke seda. Samuti ei tasu kunagi läbi viia sekkumisi, mida inimesed ei ole palunud. See ei ole ravimine. Sellega võite teha kahju ja sellel ei ole mingit õigustust. Samuti võite oma otsuse langetada sekkumise nii-öelda aktiivse koostisosa põhjal. Näete, meil on siin 3 sammast, meil on hariduse sammas, võimaldamise sammas ja ümberkujundamise sammas. Harimine ei toimi, veenmine ei toimi. Oluline on keskenduda tõenduspõhistele programmidele. Oluline on see, et me koolitame inimesi, et me anname neile sotsiaalseid oskusi ja kujundage ümber olemasolev keskkond. Seadke piirangud, kujundage ümber tugisüsteemid ja tingimused. Ma tean, et poliitikakujundajatel on hoopis muud eesmärgid, kuna nemad teavad väga hästi, mis toimib. Nad teavad, et on tõenduspõhised, ent keerukad sekkumised. Ja need on nii-öelda nähtamatud. Sekkumisprogramm Revolution Train oli äärmiselt ebatõhus. Me näeme mingisuguseid plakateid või mingisuguseid lendlehti. Inimesed näevad, et mingid plakatid on üleval, midagi tehakse ja selle sekkumise väljatöötajad saavad poliitilist kapitali. Aga tegelikult ei ole sellest mingit kasu. Aga kui te näete nüüd siin Euroopa Nõukogu otsust, me näeme, et ennetuse läbiviijad ja ennetuste väljatöötajad peaksid olema koolitatud, akrediteeritud. Aga meil ei ole tegelikult veel ennetusalast haridust Euroopas ja sellepärast me oleme välja töötanud Euroopa ennetuse õppekava. Me räägime seal epidemioloogiast, uimastite kasutamisest, mis asi ennetus tegelikult on. Euroopa versioonis keskendume me keskkonnaga seotud ennetusele, sest praegu ei tee me selles vallas midagi, eriti mitte siin Saksamaal. Meil on väga kirev ööelu, aga me ei reguleeri seda mitte kuidagi. Me ei oska alt üles lähenemisi rakendada ja huvikaitset teha. Kelle me peaksime siis sihiks võtma? Euroopas langetatakse otsuseid tipptasandil. See puudutab siis strateegilisi otsuseid. Raha on aga tegelikult kohaliku omavalitsuse tasandil. Inimesed, kes otsuseid langetavad, ei tea tegelikult, mis on prioriteedid. Kõrgetasandi juhid blokeerivad ära kõik kulukad lahendused, kuna nad ei saa aru, milleks neid vaja on. Seega me peame esmalt koolitama välja kohaliku tasandi otsuse langetajad. Järgmine samm
on õiguskaitseorganite kaasamine. Nad on ennetustöö juures väga olulised. Sellepärast keskendume nii-öelda topile, ehk siis otsustamine, arvamus ja poliitikakujundajad. Ehk siis otsuste langetajad, arvamuste kujundajad ja poliitikakujundajad. Nemad on väga olulised osapooled sekkumiste juures. Siis peame me koolitama välja kohaliku tasandi spetsialistid. Me peame koolitama välja õpetajaid, õiguskaitseametnikke, sotsiaaltöötajaid. Tegu peab olema siis põhjaliku väljaõppega, mis võimaldab läbi viia erinevaid kombineeritud sekkumisi. Praegu on see kaasatud Euroopa ametliku tegevuskavasse. See koolitus on mõnes riigis kohustuslik, näiteks Itaalias. Ka uutes Kreeka tegevuskavades on see kohustuslik. Meil on üsna palju koolitajaid, kes tegutsevad Hispaanias ja Portugalis. Eesti on olnud selles vallas üks juhtivaid riike. Peagi on sinna kaasatud ka Šveits, Prantsusmaa, Rootsi, Soome, Sloveenia, Ungari ja võib-olla ka Austria. Meie võrgustik kasvab. Meil on ka Ukrainas koolitajaid. Samuti Liibanonis, Bosnia-Hertsegoviinas, Gruusias ja tundub, et inimestele meeldib see koolitus. Huvitav on see, et Triin on siin, töötab siin koolitajana, ehk siis Eesti on väga hästi esindatud. Eesti koolitajad saavad koolitusi läbi viia ka Soomes. Võttes arvesse kõike, mida ma olen öelnud, võiks meil iseenesest olla nii-öelda ideaalne süsteem. Meil on siis rahastaja, kelle käes on riiklikul tasandil kogu vajalik raha. Selles riigis võiks olla avalik register erinevatest sekkumistest, programmidest, mille tõhususe kohta on tõendeid ja mis on vähemasti soovitatud. Kui selles me anname raha ainult nendele sekkumistele, millel on kõrgemad hinnangud. Kui oluline on see, et me väldime sakslaste halba praktikat. Sakslased kogu aeg rahastavad uusi sekkumisi välja, aga keegi ei rakenda neid, et sellest peaks hoiduma. Samas võiks meil olla koolitusprogramm, kus me koolitame välja koolitajaid. Samuti peaks meil olema akrediteerimissüsteem, nagu oli Tšehhis. Möödunud aastal see küll kahjuks lõpetati. Varem Tšehhis oli niimoodi, et ainult akrediteeringuga töötajad saavad lastega tööd teha, mitte keegi teine. Akrediteeringu said ainult need vabaühendused, kellel olid koolitatud spetsialistid. Minu hinnangul praegu Hispaanias, Itaalias, Kreekas kavatsetakse sellist programmi rakendada, et ainult koolitatud spetsialistid saavad lastega tööd teha. Hispaania on üks selliseid riike. Hispaanias on kõik need komponendid esindatud.
neil on see eelis, et kogu ennetusele suunatav raha on ühes kohas, nii et keskel tasandil saab teha otsuseid. Kuid neid otsuseid saab teha ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja sealt suunata edasi kohalikele tasanditele, näiteks vabaühendustele. Ja meie maksame siis raha rakenduste ja ka lootustandvate projektide eest. Ja minu arust on teil ka väga hea lähtepunkt siin Eestis. Sest teil tehakse koostööd kohalike omavalitsustega, teil on riiklikul tasandil poliitikaloojad, kes on väga avatud teadusele, innovatsioonile ja ma ei ole sellist avatust varem teistes riikides näinudki. Haridusministeeriumis on samuti väga hea lähtepunkt. Minu jaoks olete te väga ootustandev riik siin selle ennetuse arendamisel. Ma võin iga hetk ka lõpetada, kuid kui te lasete mul, siis räägiksin veel. Mida saab veel ette võtta? Politsei on samuti oluline. Paljud inimesed maailmas ei saa sellest aru, kuid ma tean, et eestlased mõistavad seda. Politsei peaks keskenduma naabruskondadele ja kogukondadele, sest nad teavad hästi, mis seal toimub. Kui võib kasutada näiteks liikumiskeeldu, öist liikumiskeeldu, võib kasutada ka alkoholi müügipiiranguid. Võib kasutada ka naabrivalvet, mida siis veaks noored. Seda tehakse näiteks Leedus. Noored ise võtavad seal vastutust. Seda võib koordineerida politsei. Koolis võiks olla politsei nähtav, tähendab koolide lähedustes, et vaadata, et politseinikud ei läheks kooli sisse, aga oleks siis kooli ümbruskonnas, vaataks, et seal ei oleks mingisuguseid diilereid ja nii edasi. Lisaks võiks aidata luua ohutuid ja puhtaid mänguväljakuid ja vaba aja veetmise kohti, et seda võivad samuti siis politsei jõud aidata teha. Üks näide. Belgias on nii, et politsei ja sotsiaaltöötajad teevad koostööd tänavatel sekkumistega. Nii et see kõik juba toimib kusagil. Siin näete erinevaid riskifaktoreid, mis võivad tõugata inimesi sõltuvusse. Aga paljud inimesed ei tea, et need on siis riskifaktorid, lisaks mõnuainete kasutamisele ka riskifaktorid korrarikkumisele, teismelise ja rasedusele, vägivallale ja nii edasi. Et oluline on, et inimene tunneks ennast turvaliselt oma kogukonnas. See on palju laiem kui ainult uimastitega seotud probleem. Inimestel on oluline, turvaline, see, et nad tunneksid end turvaliselt ja siin väga loogiline kaasata politseid. Kuritegude ennetus on sama kui uimastite ennetus. Siin on samad riskifaktorid ja politseil on seal oluline roll probleemide ennetamisel. Ka ööelus peaks politsei olema nähtav, vaatama, et tüdrukutega oleks kõik korras, neid ei ohustataks, et ei oleks korgijookide panemist kuskile klaasi. Nii et politsei peaks olema nähtav ööelus, naabruskonnas, koolide ümbruses, peaks olema kogukonnaga lähtav. Kuid politsei peaks ilmuma koolidesse kohale, kasutama hirmutamistaktikaid ja narkokoeri kaasa võtma ja nii edasi. Seda on tehtud palju, kuid see on tegelikult kahjulik. Kuid igatahes on väga oluline politseid kaasata, tuleb vaadata lihtsalt, kuidas. Ma arvan, et nüüd teeksin pausi. Ma olen juba päris palju teie aega kulutanud. Kui teil on küsimusi,
siis Yes, Gregor, võtaksingi thank selle you. siia paika. Gregor, Thank you aitäh for teile. your presentation. Aitäh I have ettekande few eest. questions. Mul on mõned Few words küsimused. about this no police to schools. kommentaarid, Why? et miks politseinike mitte kooli saata. Te mainisite seda 2 või isegi 3 korda. Miks on see nii halb, kui politseinikud kooli lähevad? Üks põhimõte. Mida teevad politseinikud koolis? Nad räägivad sellest, kui ohtlikud on narkootikumid koolis. Teevad seda koolis. Me teame, et see ei toimi. Halvimal juhul võtavad nad kooli isegi narkootikume kaasa ja näitavad neid lastele. Kasutavad sellist hoiatamist, hirmutamist, näitavad narkootikume, kuidas neid kasutatakse. Üldiselt on see ebaefektiivne, olenemata sellest, kas seda teeb politsei või mitte. Kuid üldiselt on eri liikmesriikides nii, et seal võib olla ka isegi kahjulik mõju. Et seda ei tasu teha. Et siis näevad need noored, kuidas narkootikume saab kasutada. See annab neile justkui peaaegu nagu soovituse, kuidas seda teha. Seda me ei soovi. Politsei tegeleb korrakaitsega ja õiguskaitsega. On palju seadusi, mis reguleerivad narkootikumide käitlemist. Sellest räägitakse ka. Lisaks sellele Ameerika programmid, mida koolides kasutatakse, on teada, et need ei tööta. Need head uuringud, mõju ei ole ja on isegi halba mõju. Politsei on väga oluline roll, kuid on väga oluline vaadata, kuidas neid kasutada. Nad ei peaks aga noortele õpetama, kuidas narkootikume teha. Ega ka sotsiaalseid oskusi neile õpetama. See ei ole ka korrakaitsjate eesmärk või ülesanne. Yeah, and second question, you started with information and we always feel lack of information meil on alati tunne, et meil on kohati liiga vähe infot. Järjest on kõige tähtsam küsimus, aga järgmine. How to say, setup. We know nii-öelda ülesehitus. Me teame, aga me ei tee sellel viisil. Miks on see nii? How to manage with this situation? Ja kuidas selle olukorraga hakkama saada? Just selles valdkonnas. See on nii, sest me ei ole ratsionaalsed olendid. Ja noorte puhul kehtib see isegi rohkem. Me käitume ratsionaalselt vaid harva. Ütleme, et lähen peole, klubisse, festivalile. Kas lähen sinna selleks, et olla mõõdukas ja vastutustundlik? Ei, ma lähen sinna selleks, et lihtsalt sellesse peole nii-öelda ära uppuda, et seda nautida. Kuid seal on, ütleme, et meile levitatakse lendlehti, et olge vastutustundlikud. Kuid keegi meist ei ole täiesti ratsionaalsed, me teeme liiga vähe sporti, meie toidulaud on kehvake ja nii edasi. Kuid tasuks luua õige keskkond, mis suunaks meid hästi käituma. Muidugi ei saa me saavutada mingit ideaalset olukorda, muidu oleksime me kõik piitspeenikesed ja tarbiksime ainult 1 klaasi veini kuus. See kehtib ka siin olukorras, infoga. Me käitume ratsionaalselt ainult väga harva. Meie käitumine sõltub meie enesetunnest, meie tunnetest, emotsioonidest, erinevatest päästikutest ja stiimulitest, mis sõltuvad meie sellest keskkonnast, kus me oleme. Loomulikult on ka mingisuguseid olukordi, kus me käitume väga ratsionaalselt ja konkreetselt, aga neid on vähe. Aitäh! Aitäh selle ettekande eest!